Hei, armsad vaatajad, tere tulemast minu kanalile Spirituaalne Elustilist. Mul on jällegi hea meel sind siin näha ja tänases videos hakkame vaatama vastust teemale, milline on siis sinu järgmine kodu või koht, kus sa elad. Ja ma ei tea, mul tuli selline tunnetus, et ja mida ma tajun ja näen ka oma siis klientide ja nõustamiste pealt, et võib-olla see kodu teema on päris tugevalt üleval, et on võimalik teha mingeid muutusi, kes on juba loonud, kellel on võimalik kuskil edasi liikuda ja päris palju selliseid erinevaid tasandeid selles osas, et võib-olla mõlgutad ise ka mõtteid, et kus võiks olla sinu järgmine kodu, kas praegu on aeg edasi liikuda, kuidas üldse manifesteerida seda parimat kodu iseenda jaoks, oma pere jaoks ja eks iga koht, kus me elame, ju kannab mingit energeetikat, seal on mingi koha energia, samuti linn, kus sa elad, sellel on oma energia, nii et see mängib päris palju rolli, et kus kohas sa oled, kellega sa oled ja nii edasi. Ehk siis, kui sa siia klikkisid, siis ilmselt see teema on sinu jaoks huvitav. Ükskõik, millal sa seda vaatad, siis võib olla sulle kasulik või sa saad mingit informatsiooni või kinnitust iseenda jaoks, et kas sa võib-olla kolisid, võib-olla see näitab, et sa tegid õige sammu või on vaja edasi liikuda või tulevad uued võimalused ja nii edasi. Ja vaatamegi selles videos siis esiteks, et sinu praegust energiat seoses siis kolimisega, et miks sa võib-olla tunnetad seda, või mõlgutad mõtteid. Mul siin kass ka tuli ennast näitama ja samuti, et milline on siis sinu järgmine kodu, vaatame seda, mis energia seal on, mis saab välja tuua selle kohta, siis samuti, et kuidas siis liikuda oma järgmise kodu poole, ehk siis kuidas manifesteerida see parim kodu või see, millest sa unistad. Samuti, kuidas sa ära tunned selle, et see on õige aeg ja õige koht näiteks kolida. Ja kuidas siis see kolimine või see elumuutus, kuidas see siis sinu elu mõjutab või kuidas see muudab sinu elu ja lõpetuseks vaatame ka sõnumeid sinu siis kõrgematelt jõududelt, et mida nad tahavad sulle kaasa anda siis selle teema nagu lõpetuseks. Ja olengi ladunud siia siis 4 gruppi, 4 valikut teile, number 1, number 2, number 3 ja number 4, ehk siis seekord sellised energeetilised pildid inglitest, ingli energiatest, erinevatest tasanditest, kuidas mingi energia nagu mängib, et tunneta seda, mis sind tõmbab praegusel hetkel enda poole, kas siis sinine ingel, oranž ingel, roosa või kuldne ja vaata, mis täpsemalt, mis selle siis taga on, et see ei pruugi olla sinu võib-olla lemmikvärv, vaid praegusel hetkel, mis sind nagu kõnetab ja mis sind kutsub nagu enda poole. Aga olete oodatud ka nõustamisele loomulikult ja ühinema ka Patreoniga, kus lisasisu panen üles aeg-ajalt, kui tekib siuke hetk ja jagan seal mingisuguseid õpetusi ka ja kuidas ennast hoida, kuidas oma elu nagu juhtida. Ja nõustamiste osas ka, et olen tegelikult minemas puhkusele aprillis umbes 2,5 nädalat olen ära. Ehk siis, kui sa sooviksid siin märtsis veel tulla nõustamisele või aprilli alguses või aprilli lõpus, siis kirjuta mulle, kui soovid siukest oma hinge kevadpuhastust teha või vaadata, mis takistused sul on ja kuidas neid ületada või kuidas ennast vastu võtta ja mõista natuke oma elu mingeid teemasid, ehk siis oled väga-väga oodatud. Aga nüüd lähmegi esimese valiku juurde. Hei, valik number 1, läheme siis sinu lugemise juurde ja vaatame siis, milline saab olema sinu järgmine siis kodu või koht, kus sa elad. Ja vaatame esimest kaarti tegelikult, mida sa valisid ka, et tuli siis selline sinine inglike või see ingli energia siit, et palume siis puhas sõltumatut vaba infoenergiat ja vaba tahte siis abilisi sind toetama siia ja ütleks niimoodi tegelikult, et mida see kaart nagu viitab, on see sinine muidugi eneseteostus, eneseväljendamine. Kui vaadata seda nüüd kontekstis elukoht, kolimine, sellised mõtted, siis ma tunnen, et sa tegelikult ilmselt tead seda vastust enda sees, et kuhugi poole sind nagu tõmbab muutuste poole ja ma tunnengi, et siin nagu hästi oluline on saada nagu iseenda sees selline kindlustunne või tunnistada iseendale, mida sa soovid, mis sind nagu edasi viib, et mitte kuidagi tunnen, et koht selles muutuses
ei ole nagu alla suruda enda vajadusi või soove või edasi liikumist, et võib-olla versus siis teiste inimestega, ma ei tea, oma kaaslasega, perekonnaga valikute tegemisel kuidagi sinu nagu see tunnetus on väga-väga oluline siin ja ma tunnen, sina võib-olla oledki selle pere või kodu nagu süda ja sina pead tundma ennast nagu hästi. Ja kui sina tunned, et on aeg nagu muutuseks, siis võib-olla teised lihtsalt nagu tulevad kaasa või kohanevad sellega, aga ma tunnen, et see muutus ja see tunnetus muutumiseks, kolimiseks tuleb, ma arvan, sinu poolt või sinu vajadusest põhinevalt. Ma tunnen, et võib-olla praeguses elukohas mingis mõttes mingi etapp on nagu läbitud või tunned, et sa oled nagu kasvanud seal väga palju, aga nüüd sa tahad nagu kuidagi uut pidi nagu alustada. Soovid nagu rahu, tasakaalu, nagu sellist, mitte et sa peaks kuskil metsa sees elama, aga kuidagi see keskkonna muutus rahulikumaks või sulle nagu soodsamaks ja ka võib-olla koht, kus sa saad ennast teostada, mingi koht, kus on sulle rohkem nagu tööalaseid võimalusi näiteks ja sa ise tunned ennast paremini seal, et ka see võib olla selle muutuse taga, sest et siin viitab kõik nagu oma tõe rääkimisele ja enda nagu väljendamisele. Ja ma tunnen, siin on nagu sinu see nii-öelda hinnang, sinu vaade, sinu vajadus. Ma tunnen, et sa ei tohi seda väiksemaks teha, et see on väga-väga oluline siin, et sa tunnistad endale, mida sa tahad, kuidas soovid, kui on ka näiteks käsil mingisugused siis, ma ei tea, ehitusprotsessid või asjad, siis tegelikult see, et sina ütled oma sõna, on väga-väga oluline. Ja ka selles, kui tekib see võimalus nagu valida ja kuhu minna, siis sinu otsus, sinu nägemus on oluline, sest et sa tunnetad rohkem seda, mis on sulle õige. Vaatame siis veel, et milline on siis sinu praegune energia seoses siis kolimisega. Nii, tegelikult ma tahaks võtta hoopis, tahaks teised kaardid võtta. Milline on sinu energia seoses kolimisega? Ja sa oled loomises praegu. Ma tunnen, et sa tunned, et miski sinus, sa tahad midagi uut. Kindlasti ma tunnen, et sa tahad midagi uut ja sa oled väga suures nagu kasvamises, väga suures nagu liikumises. Ma tunnen, et see on väga palju sinu enda kätes tegelikult, mida sina suudad ette kujutada, mida sina soovid. Sellepärast on oluline ka see, et sa aksepteerid enda soove, enda vajadusi ja ma tunnengi, et sa võid isegi oma kätega nagu anda oma panused, kas sa ühesõnaga tahad sisustada, kas sa võib-olla tahad ehitada, värvida, midagi nagu panustada selles osas, teha nagu enda moodi. Ja ma tunnen tegelikult praegu sa oled väga tugevas nagu loomise faasis, et loomulikult see võtab nagu aega. Ja ütleme, et siin on nagu sellised erinevad tunded selle ajavahemiku osas, et millal see nagu realiseerub. Et ma tunnen, et oleneb, kuidas, mitte just, et kui suured on sinu unistused, vaid see, kui kiiresti või millist tempos sa lähed sellesse vibratsiooni. Et sa lähed sellele tasand või sellele sagedusele, et sa peegeldad endast ja sa oled selle loomisega. Ma ütlen, aga see kohe tuleb selles mõttes, et see on sinu käeulatuses, sa tunned, et midagi tuleb. Aga jaa, et see kuidagi loomine käib etapiti, ta võib tuua sulle erinevaid triggereid väljakutsed, kas sa oled kindel endas, kuidas sa teed. Aga ma tunnen jaa, et see on suures osas sinu enda nagu algatatud või sinu enda vajadus või sinu vajadus nagu ennast teostada või luua endale selline hea koht iseenda jaoks, et see on sinu endale vajalik. Ja ma tunnen selles mõttes, kui vaadata praegune energia selle loomisega, on tegelikult väga hea. Ehk siis ma tunnen, et see kõik, kuhu sa poole liigud, mida sa tahad, see tegelikult toob sulle väga palju head, sa tunnetad, et see asi on nagu õige. See soov on õige ja ma tunnengi, et
mõndade inimeste puhul see võib tähendada kolimist kuskile, kus on kas mere äärde või siis see võib olla kuskile, kus on nagu soe. Et siin võib ka olla või kuskil, kus on ka muusika või midagi loomingulist sinu jaoks. Ja kus sa tunned ennast kergemini, et võib-olla see on mingi koht, millega sul on olnud kokkupuude, kuhu sa tahad nüüd minna tagasi või sa tahad midagi avastada. Eks ma tunnen, et sa tegelikult oled loomises, sa oled vastuvõtmises, ma tunnen, et sa ei takista seda, lihtsalt nagu siin on lihtsalt aeg ja see, et kuidas kõik asjad nagu väliselt ka mängivad kaasa sinu jaoks. Ja ma tunnengi, et see mingi tahtmine nagu edasi liikuda on täiesti olemas, et ma tunnen siin midagi otsast ei takista sind, lihtsalt asjad peavad minema omas tempos rahulikult on ju sinu jaoks meeldivalt ja toetatult. Ehk siis ma tunnen et tegelikult see kõik liigub, kõik läheb ja sa ise oled looja siin, mida sina tahad, ja ilmselt sa näedki siin, et näed, kõik, mis ma olen välja öelnud, mis ma olen tahtnud, kuidagi tulebki nii pidi, et sa isegi ei oota ja siis üks hetk avastad, ma olengi siin, kus ma tahtsin nagu olla. Nii, et vaatame nüüd järgmisena, et milline siis on sinu järgmine kodu. Nii, vaatame, mis siit tuleb. Milline on sinu grupp number 1 järgmine kodu? See on väga väekas kohas. Nii, kohe. Vaatame veel. Milline on sinu järgmine kodu või asukoht? Nii, üks kaart kukkus siin. Vaatame, mis siit tuleb veel. Milline on see sinu kodu, järgmine kodu? Ja ma tunnen tõenäoliselt, sa liigud sinna oma kaaslasega või oma perega, oma igatahes hingesugulastega. Ma tunnen, see on siuke sinu poolt nagu algatud küll, aga samas see toetab nagu kõiki. Ma tunnen, see on nagu väga tugevalt armastusega loodud koht. Ta on eriline koht, ta on väekas koht, ta võib olla, ta võib asuda kuskil nagu mingis kanali sees, mingis väekas kohas. Ma tunnen paljude jaoks kuidagi, et see loodus, mis seal on, ei lähe nagu eriti kokku Eestiga. Et ta võib olla ka kuskil mujal või siis on mingisugune eriline koht, sest et ma tajun siin, üks asi on vesi, see võib olla ka Eestis on ju, aga mõndade jaoks kindlasti see on välismaale, et kuidas sinuga resoneerub. Vesi on kindlasti siin teemas, et veel kas lähedal olek või siis mingisugused sellised veekogud on seal lähedal, võib olla ka mingid koopad ja ka siis need poolvääriskivid või kristallid võivad seal olla peidus või mingid vääris, siis ühesõnaga mingisugune väekas koht ja vesi. See on selline koht, kus sa saad olla sina ise. Seal kohas kindlasti toimub väga suur kasvamine, väga suur enda nagu arendamine ja enda muutmine väga tugevalt. See on selline koht, kus sa saad olla sina ise. Kindlasti loodusega tugev kontakt, et kas siin on oma aed, kas siin on mingid pargid kõrval, kas on mingi looduskaunis koht, kus sina ise saad olla sina ise. Ehk siis kuidagi selline tunne siin et midagi, mida sa oled väga-väga oodanud, tahtnud ja see koht nagu ise võtab sind nagu vastu. Rahaliselt ja üldse finantsiliselt, kuidas te loote seda, et ma tunnen, et sa lood nagu mitte ainult üksi finantsiliselt seda, vaid kellegagi koos, nagu siit ennem tuli. Siin võib olla ka erinevaid tasandeid, et kas keegi toetab sind, kas keegi on sul olemas, kas keegi tuleb sulle appi, ma ei tea, kolima, kas keegi tuleb appi ehitama, et siin võivad olla erinevad variandid, aga kuidagi koostöö on siin see ja tasakaal on siin need märksõnad, et milline see koht nagu sinu jaoks on. Ja kui sa tegeled ka millegagi, mis vajab nagu mõttetööd või loomingut, siis kindlasti see on selline koht, kus tekib
see mõttekoht. Palju ma näen, et on taimi, selliseid erinevaid veeelemente palju, võib-olla ka sisustuse poolest võivad olla siuksed soojemad toonid, soojemad, kuldne, võib-olla punast, võib-olla oranži, mingid siuksed soojad nagu toonid. Ta võib olla ka, jällegi ma toob selline koht, et seal on nagu soe koht kuidagi, ja mäed ka võivad siin olla, et kui see nüüd ei ole Eestis, see võib olla mingi teine riik, mingi Hispaania tuleb siit üles, Portugal, Itaaliat võib-olla vähem. Sellised kohad võivad olla, ma ei tea, Lõuna-Ameerika, aga jah, et keda siin kuidas kõnetab, et siin on ilmselt vaatavad paljud inimesed, et siis lihtsalt võtta see, mis sinuga resoneerub. Kui sa tead, sa tahad Eestis olla, siis see tuleb veekogu lähedale ja tuleb loodust palju ja võib-olla siuke ka sellised, nagu see energia siin on jah selline, et sa lood nagu sellise, see on ka kaitsekoht, et sa lood ka, ma soovitan luua sinna võib-olla selliseid kaitseelemente, kas mingisugused lõvi nagu pead kotkad võib-olla ka oleksid head nagu mingi kujuna või siis mingisugused kaitse, mingid sambad või mingid elemendid, mis siis draakon ka toimiks tegelikult. Et mis kaitseb seda, sest et see on nagu eriline koht. Aga see on hea koht. Üldse nagu hästi soe tuleb, soe päikeseenergia tuleb, soojad toonid, selline hea tunne tegelikult tuleb, et mingid kuldseid elemente sa võiksid ka sinna koju nagu panna, et kuldne ja ma tunnen ka, et kuidagi, et kui sa nagu elad oma kaaslasega, siis tema kuidagi su teine pool nagu saab nagu seal kohas veel tugevamaks või edukamaks. Et kuidagi sina lood nagu oma soodu, aga kuidagi see, võib-olla üldse inimesed, kes elavad sinuga koos, et kuidagi nemad saavutavad seal nagu mingit maist edu või seal nagu elades. Ehk siis see on väga huvitav, et tuleb selline nagu maskuliinne tugev ja üldse see, ma tunnen pigem võib-olla see maja, et see koht nagu hoiab hästi tugevat, ta nagu kindel, et seal on nagu, ta hoiab nagu siukest turvatunnet ja struktuuri ja tundub, et see on ehitatud hästi. See maja või see ehitis, et ta on ehitatud nagu tugevale pinnasele, aga ta annab piisavalt ruumi, et olla nagu vaba. Ja ma vaatan, kas midagi tuleb veel selle kohta, milline see siis elamine on. Nii, vaatame siis, milline see elamine veel on. Võtame veel mõned kaardid siit. Ja ma tunnen, et sa lood selle kohaga nagu, ma tunnen, et see on päris suur tegelikult see elamine või suurem, kus sa oled nagu varasemalt elanud. Ta on nagu siin, ta on nagu siuke energia on nagu justkui see oleks sinu loss, sinu palee, midagi, mida sa oled väga kaua tahtnud luua, nagu siin on sinu nagu unistused või igaüks loob ju oma moodi, on ju, et me ei saa luua sama asja, et kuidagi hästi nagu kerge ja siuke kindel tunne, nagu siuke nagu raudpolt kindel tunne, et see on selline jõuline ja vastupidav ja kuidagi siuke tunne, ta võib olla ka mingis kõrgemas kohas, nagu see tunne tuli ennem ka, et kõrgemas kohas nagu just, kus oleksid pilvede peal või pilvede mingite mägede vahel või ka mingi künka otsas. Et siuke mingi kõrgem koht või kus on hea nagu vaade kaugemale. Eks see on hästi huvitav, et siin võivad olla küll teised majad, teised naabrid, aga ma tunnen, kui sa oled nagu omas kohas, siis sa oled nagu üksi ja sa ei pane üldse tähele midagi muud, et sa oled sina ise, sa tunned hästi, et siuke sinu enda nagu loss tuleb siit. Siis ma tunnen, see on ka hästi huvitav kaart siit, et ma tunnen kuidagi siin, et see koht nagu avab sulle ennast nagu aega mööda, mingisuguseid uusi soppe
mingisugused uusi ideid võib-olla naabruskonnas, kuhu minna, mis seal kõik on, et ta avab ennast nagu samm-sammu haaval, et võib-olla kõik kohe ei tule. Siin võib olla ka see, kui sa ostad nagu mingi maja või koha, kus on keegi elanud, võib-olla seal ei ole elanud keegi väga kaua või siis seal on mingi ajalugu on seal taga, see on nagu okei, ma tunnen, et võib-olla see kuidagi perekonna ajalugu või kes seal varem on olnud, see võib hakata nagu välja tulema aega pidi. Ja siis kuidagi sa saad aru, et okei, et me oleme siin nagu põhjusega, et siin elasid nagu sarnased inimesed või kuidagi nagu selline nagu äratundmine. Ja siin on ka see tunne, et võib-olla kui keegi ei olnud seal kaua elanud või te teete nagu enda nägu seda, siis võivad tulla ka mingid asjad välja varasematest omanikest. Mitte negatiivselt, ma just mõtlen mingid huvitavad faktid. Ja te teete nagu enda omaks selle, et te loote nagu uueks selle. Ja siis ma tunnen ka, et su kodus on suht palju erinevaid asju, suht palju nipsasjakesi, suht palju selliseid erinevaid jubinaid, mingeid väeesemeid, asju, et see on nagu okei, et võib-olla ma tunnen jah, et see on nagu sinu jaoks nagu okei, et hästi palju erinevaid mingeid asju, mis sind nagu hoiavad, toetavad ja võib-olla siin ka, et võib-olla ei soovita alguses kohe nii palju asju osta, et neid ikka nagu tuleb ja koguneb neid. Et võib-olla siin on vaja natuke teha mingi suur puhastus, et mida nagu võtta kaasa, mida mitte võtta sinna kaasa, on ju. Selline informatsioon siis selle kodu kohta. Nii, kuidas siis liikuda oma siis järgmise kodu poole, kuidas siis manifesteerida see järgmine kodu endale. Vaatame, mis siit üles nagu tuleb. Kuidas siis manifesteerida endale see järgmine kodu, see mida sa soovid. Mida sa pead teadma? Ma tunnen, et sa tegelikult tead. Sa lihtsalt pead nagu vastu võtma selle. Tegelikult siin ongi ainult usaldada ja uskuda endasse, uskuda enda soovi. Ja ma tunnen, et see võib olla mingisugune selline koht, mis on kuidagi nagu kõrgemal, mingisuguse kõrgema vaatega koht näiteks on ju. Et see tuleb nagu mitu korda ülesse ja jällegi päike, kas siis soe koht või sisemiselt nagu see mingi kuldsed soojad toonid. Ja ma tunnen ka, et võib-olla ära karda jah minna sinna, kus keegi on teine elanud. Ehk siis, et see peab olema kohe uus, et ma tunnen, et siin tegelikult ei ole see oluline. Ehk siis kuidagi isegi selles kontekstis ma tunnen, et on okei, kui keegi on seal olnud või elanud, et sa võtad nagu selle koha üle endale. Ja ma tunnen siin ka seda, et võib-olla teised nagu räägivad, et kuidas või mis, aga ära nagu kuula seda, et vaata, mida sina ise tahad. Ja ma tunnen, et sa juba loodu, juba liigud või oled sinna liikumis tegelikult. Ehk siis ma tunnen, et ma näen, et sa tegelikult varsti juba tähistad seda loomist. Ehk siis mingisugune sündmus ka võib ajendada, mingite asjade nagu lõppemine võib ajendada või soov edasi liikuda, võib tõsta üles selle teema. Ja kuidagi see, et sa tahad võib-olla nagu kergust tagasi oma ellu, ehk siis keskendu sellele kergusele, mida sa tahad kogeda, keskendu sellele soovile ja tegelikult ma ei näe nagu väga takistusi. Vaatame, kas mingi finantside majandusliku poole pealt, kas on ka midagi, mida sa pead silmas peaksid teadma nagu, et kuidas luua seda kodu. Ja et ilmselt kas siis tuleb mingist vanasestast loobuda, kas siis midagi müüa ja võib-olla siis vaadata, et mis see sobiv variant sinu jaoks on. Tegelikult sul on võimalusi, sul on nagu neid, saaksid neid samme nagu võtta, aga midagi sa pead jah nagu lahti andma mingist vanast asjast või mingist vanast koormast tuleb siin vabaneda. Ehk siis midagi, millest sa oled nagu ära tüdinenud. See võib olla siis kodu või siis mingid teised mingid asjad, mis on jäänud sinu jaoks nagu natuke toppama, on ju. Ja, ehk siis ma tunnen et see ilusti nagu finantsiliselt saad hakkama ja ära kuula mingit informatsiooni,
mis paneb kahtlema endas, et tegelikult ei ole nagu põhjust, et see on võib-olla lihtsalt mingi hetk, sul on vaja nagu keskenduda, prioritiseerida nagu see samm ja siis sa saad nagu edasi. Ehk siis tegelikult sul läheb nagu hästi selles. Nii, et ma ei tunne otseselt oleks nagu takistust, pigem nagu just ole kindel selles, mida sa soovid, mis on sulle õige, mis on need sammud, mida tuleb teha. Ja kui keegi ei mõista sinu sammu, siis las see nii olla, on ju. Nii, ja kuidas sa siis tunned ära, et see on õige aeg ja õige koht? Mida sa pead teadma selles osas, et ja sa esiteks sa tunned selle kohe ära. Sa kohe nagu ma tunnen, et sa tegelikult oled valmis, see kohe tõstab sind. Koha energiatel on väga oluline roll, ehk siis midagi, mis paneb sind liikuma. See on sinu jaoks väga ilus koht, väga meeldib koht, võib-olla see ka linn, kuhu sa kolid või mujale, kuhu sa kolid. Tegelikult sul ei olegi nagu ma tunnen, et praegu ongi aeg küps või lähiajal, ütleme niimoodi, et mingi ütleme poole aasta jooksul tegelikult, et sa oled juba hüppama seda sammu, et ära karda seda teha, et ma tunnen, et sa nagu ise pead hüppama sinna, et otseselt universum ei pruugi sulle öelda, et ja nüüd on kõik kindel, on ju, vaid sa teed seda sammu ära ja siis läbi selle otsuse hakkavad kõik tulema nagu võimalused, et sa lähed ühest teekonnast teise. Väga paljudel võib-olla siin kolimine nagu siis kaugemale või siis ühest riigist teise. Ehk siis see on midagi suuremat kui lihtsalt kodu muutmine väga paljude jaoks. Nii, ja siin ongi see, et kõigepealt sa pead ise astuma sinna, et sa oled valmis. Sa oled valmis liikuma, sa oled valmis võtma vastu seda vastutust ja liikuma edasi, et tegelikult ei ole üldse midagi hullu, sa oled valmis kogema uut. Ma tunnen, et sa juba oled valmis tegelikult. Ja siin ma ei tunnegi, et oleks nagu sellist, see lihtsalt see tunnetus juba tuleb peale, see juba mängib ennast siin välja ja mingid asjaolud võivad ka nagu tulla ülesse, ennast näidata. Mingi energia võib hakata liikuma, keegi võib sulle midagi öelda, aga ma tunnen jah, et sa ise juba ületad neid sildu, et liikuda edasi. Ja ma tunnen siin ka, et sa nagu seal uues kohas tunned, et sa saad elu palju rohkem nautida. Ja siin on mingid teiste inimestega kompromisside tegemine ja esialgu võib korra tunduda, et sa millestki lased lahti, mis on hästi kindel hetkel, aga ma tunnen pigem, et nagu pikaajalises plaanis nagu see ei toimi, vaid sa leiad kuskil mujal endale nagu suuremad võimalused ja saad nagu edasi ja rohkem võimalusi. Ma tunnen, et taimed, lilled ja kuidagi mingi oma asjade nagu loomine on siin väga pildis. Vaatame ja kuidas see kolimine siis sinu elu muudab, mida ta sulle loob. Kuidas see kolimine sinu elu muudab. Ja, et ma tunnen siin seda, et võib-olla sul on rohkem aega iseenda jaoks seal. Sul on rohkem aega või sul tuleb nagu tasakaal sinu ellu, et võib-olla kui sa oled varasemalt, ma ei tea, palju tööd teinud või tunned, et mingid valdkonnad sinu elus kuidagi ei ole alati tasakaalus, siis või oled mingid enda soove nagu jätnud kõrvale, siis see koht nüüd annab sulle rohkem võimalust jah, nagu elu nautimiseks, rahunemiseks, nagu kuidagi endaga tegelemiseks. See kuidagi loodus on toetav, kliima on toetav, olemine on toetav, nii. Ja mis veel, kuidas su elu veel muutub? Ja, et see koht ka avab sinu jaoks uusi võimalusi seda, sa poleks võib-olla ennast avanud või avastanud sellises formaadis ja nii suurelt, kui sa jääksid sinna, kus sa oled, et kuidagi see iga ju muutus toob arengut, kasvamist. Ma tunnen eriti, kui sa tegeled mingi aianduse või taimed või loodus, tunnen nagu hakkasid nagu käed surisema ja läksid kuumaks,
et võib-olla sa võid avastada midagi, mida sa teed nagu kätega, mis annab sulle väga palju. Võib-olla, kui sul juba näiteks on aed, aga sa lähed uude kohta, kus sa saad teistpidi kogeda, et see avab midagi uut sinu jaoks, sinu mingisugused kired või soovid või huvid, sa saad rohkem tegeleda oma hobidega, sa saad rohkem tegeleda, mis sulle meeldib. See on nagu põnev sinu jaoks, su elu läheb nagu põnevamaks, huvitavamaks, nagu siuksest võib-olla mingid teatud rutiinidest nagu välja saamine. Ja see toimib mitte ainult sul, vaid kõigil, kes seal nagu elavad, et need muutused. Vaatame, mis veel, kuidas sinu elu muutub selle kolimisega. Nii, võtame siis. Ja, et kuidagi sa saad, nagu praegu sa võib-olla ei pruugi sellest aru saada, aga võib-olla selles kohas, kus sa oled, et seal sa nagu süke tunne, et sa nagu pingutad ja pingutad, aga sellest ei tule nagu väga midagi. Et kuidagi lähed nagu vastu voolu iseendaga või enda natuuriga ja kuidagi nagu raske on, et see nagu avab sul nagu voolamise, uue voolamise, nagu kus tunned, et nagu elu liigub ja toetab sind ja seal on ka, tulevad uued inimesed, et kui see on ka Eestis näiteks, siis tulevad uued inimesed, uued sõprused, keegi, keda sa ei ole enne märganud, sest et sa ei olnud selles tasandis. Ja kuidagi suhted üldse seal kohas lähevad paremaks, et süke südame avanemine tuleb seal, südame nagu, sa avastad endast palju uut. Ja muutused tulevad seal jah, sõprustes ja sa näed kuidagi võib-olla nagu mingid inimesed ka lähevad võib-olla minema sinu elust ja lahkuvad ja tulevad uued tasandid sellega kaasa sulle. Vaatame ka lõpetuseks, mida siis sinu kõrgemad jõud sulle ütlevad, mida nad soovitavad sulle selleks teekonnaks, mis tuleb ülesse. Ja nad ütlevad, et sa juba lased lahti vanast, sa juba lood uut, ütlevad, et nagu aeg on muuta oma elu, aeg on võtta vastu see uus tasand ja luba sellel juhtuda. Nad ütlevad, et luba nendel asjadel juhtuda sinu elus ja luba uurida ja minna nendesse asjadesse sisse. Ja teiseks usu, et selles muutuses kõigepealt number 1 sa saad toetuda endale ja sellele kõik on nagu hästi. Ja, et kuidagi need kogemused, mis sa saad selle kolimisega, kõik, mis sa saad selle vastuvõtmisega, need teadmised, need oskused on vajalikud, kui sa ka ise seal midagi teed või muudad, midagi ajad mingid paberitega asju, mis iganes, et kuidagi need oskused on nagu vajalikud sulle ja sa saad kõigega hakkama, sa saad nende raskete väljakutsetega ka nagu hakkama. Kutsu oma abilisi ja luba neile aidata sind. Ja, et sulle öeldakse ka, et me lähme nagu algusesse tagasi, et kõigepealt usu iseendasse oma soovi, võta oma soov vastu, et sa tahad muutust, oled valmis ja sul on kõik olemas. Sul on kõik olemas, et sa toetu endale, tea, et sa võid olla kuninganne luua enda palee või lossi ja see, mis on sulle õige, ehk siis sul on kõik vajalikud oskused olemas. Ja. Nii et see tõde iseenda suhtes, et sa oled valmis ja siin ka lossi poole liikuma. Ehk siis, et sa saad nagu rahu, kui sa oled oma tões ja elad oma tões ja see kodu peegeldab ka sinu enda tõde. Vot sellised siis sõnumid, väga-väga huvitav lugemine, siuke teistmoodi. Nii et kui sind kõnetas see lugemine, siis võid jätta mulle kommentaari ja märkida ikka like, subscribe ja bell notification, et saaksid ka järgmistest videotest siis infot. Muidugi oled oodatud ka minu nõustamisele, nii et olen sul olemas, kui sind kõnetab ja näeme juba järgmine kord. Tšau. Hei, valik number 2, läheme siis sinu lugemise juurde ja hakkame vaatama, milline on siis sinu järgmine elukoht või sinu järgmine kodu, mis tuleb sinu teele ja vaatame üldse seda kolimisega seotud energiaid, et kui sind huvitab see. Ja siin ka siis, mille sa valisid, on siis oranž ingel ja tema siis sümboliseerib seda, et
et sinu minevik ei defineeri sinu tulevikku ja sinu võimalusi. Et siin võib ollagi see, et võib-olla sa oled olnud mingites piirangutes seoses ka oma elukohaga või võimalustega, ressurssidega, mida sa saad kogeda, aga tegelikult see ei ole reaalsus, et tegelikult sul on võimalus kogeda elu nagu suuremat, sul on võimalus luua endale ilus kodu, sul on võimalus käia oma teed ja see nagu aina rohkem hakkab nagu välja tulema sulle, et sa juba oled valmis nagu nägema suuremaid võimalusi, et see kuidagi need mineviku kogemused ja traumad, et nad ei defineeri sind, et sina saad ise defineerida ja luua oma elu nii, nagu sina tahad. Ehk siis ma tunnen, et võib-olla sul nagu hakkavad tulema mingisugused suuremad soovid või suuremad kohad. Ma tahan nagu rohkemat või ma olen väärt rohkemat ja oled hakanud endas nagu seda avastama. Ja lähmegi selle esimese punkti juurde, et milline on siis praegune sinu energia seoses kolimisega üldse, et kas praegu on nagu sinu jaoks õige, kuidas sa nagu tunned, kuidas see väline momentum on. Ma tunnen, et kodu peab olema sinu kindlus. Ehk siis kodu on sinu peegel, eks see on kõigi peegel, aga kuidagi sinu jaoks eriti ma tunnen, et on hästi-hästi oluline, et sul oleks oma turvapaik, oma koht, kus olla, et see oleks nagu hea ja mõnus ja võib-olla sa ei ole tundnud ennast alati nii turvaliselt seal, kus sa oled elanud või oma minevikus või kuidagi ei ole olnud nii palju võimalusi või need nagu tingimused ei ole olnud nii head. Aga sa nagu, ma tunnen, mis energia siit tuleb, et sa tahad nagu rohkemat ja praegu sa oled nagu transformatsioonis ehk siis üleminekus, et lahti lasta nendest vanadest piirangutest, et võib-olla sa ei saa või sa ei ole väärt või sa ei saa üksi hakkama või sa pead kellelegi teisele lootma, ehk siis, et luua endale nagu hea kodu või midagi sellist või saavutada midagi suuremat või sinu jaoks head, et ma tunnen, et sa nagu oled seda barjääri nagu enda sees ületamas ja sellega tegelikult tuleb kaasa nagu muud elumuutused ja tuleb lõpuks kaasa ka kodu muutumine, et sa võid tunda enda sees nagu mingit pinget või siis sa võid ennast nagu pingestada ka, et ma tahaks nagu rohkemat, aga ma praegu veel ei näe, ehk siis tegelikult sa oled teekonnal. Sa tahad juba rohkemat, see on juba hea märk tegelikult, et sa juba oled valmis nägema uut moodi seda elu. Aga ma tunnen, et sa ei tohi liikuda liiga kiiresti, ehk siis sinu puhul on see, et sa pead tunnetama selle piiri ära, millal võib-olla sul ei tasu nagu liikuda, et millal on nagu, sul on kergem, kui sa nagu lased selle lahti, selle soovi, et lased tal ise hakata tulema sinu poole. Teistpidi, sa ei tohi ka ennast üle kaitsta või üle hakata looma endale mingit nagu võlts turvatunnet, et ma pean siia jääma, et ohtlik on edasi liikuda. Ja tegelikult ei ole, sa saad kõigega hakkama. Ehk siis sa võivad tulla erinevad äärmused, et kuidas keegi tunneb, kellele see on nagu relevantne, on ju. Ehk siis, aga ma tunnen, et sa oled nagu liikumas edasi, sa nagu tahad rohkemat, ja siis saab universum hakata tooma sulle erinevaid võimalusi, aga ennem ta aitab sul lahti lasta nendest sisemistest takistustest. Aitab sul hakata nägema, et näed, tegelikult ma tahan, ma soovin, mulle on rohkemat tarvis. Ja praegu on siin suke nagu semienergia, et võib-olla see kolimine ei pruugi tulla nagu kohe, aga ma arvan, et see lugemine võib-olla annab sulle nagu innustust, et näed, minu jaoks on suuremad võimalused olemas. Ma tean, mida teha. Ma tean, et tuleb edasi vaadata ja minna voolamisse. Ja siin mõlemad tegelikult 2 + 6 on 8, 1 + 7 on 8, et voolamine, et tegelikult sa nagu lähed paremasse voolamisse ja see tähendab, et ka 8, et tegelikult kogu aeg on võimalusi, kogu aeg, et see on lõpmatus ju, lõpmatult võimalusi, et kindlasti sa liigud selle poole, et luua endale ka mingi uus turvapaik või siis praegu ka sinu kodu on sinu kindlus, et praegu ta võib ka sind toetada. Nii, milline on siis sinu järgmine kodu? See võib tulla ka veidike hiljem siis sinu jaoks, et vaatame, milline on sinu järgmine kodu.
Nii. Nii, vaatame siis. Nii, mis tuleb siis siit üles? Väga sellised huvitavad energiat tegelikult. Ma tunnen jah, et sinu järgmine kodu saab olema siuke kannatlikkuse ja mingi järjepidevusega loodud koht. Siin on 2 võimalust. Siin on see, kas sa soovid minna kas oma kodukohta tagasi, et võib-olla sa elad kuskil mujal kohas praegu ja tahad minna tagasi sealt, kus sa nagu oled tulnud, või siis teine variant on see, et sa valid täiesti teise tee ja sa nagu valid enda täiesti teistsuguse koha, kus ei ole mitte mingit nagu sidet. Paljude puhul ma tunnen siin seda, et siiski, et sa võid minna tagasi lõpuks sinna kohta, kus sa nagu tuled. Ehk siis kuskilt sealt on nagu mingi harmoonia nagu sinu jaoks tekib. Et kuidagi siin võib olla ka see, et sa enda jaoks oled mingid asjad nagu paika saanud ja saanud aru, kus on sul nagu parem olla. Nii, ja et ühesõnaga, ja et tekib nagu selline tunnen, et sa lood vastavalt oma võimalustele. Võib-olla ei olegi nii oluline, mis seal kõik nagu on. Pigem on see tunne, see harmoonia, see kergus, jällegi tuleb loodus siin, et see on mingi võib-olla koht, mis on sulle oluline, mis tekitab sinust nagu, ma tunnen, see võib olla seotud lapsepõlvega. Mõni võib valida kodu, kus ta on võib-olla eelmises elus olnud, et seda võib ka olla. Ja kuidagi seal või ka sellise turvatunde loomine nagu oma perele, ehk siis oma lastele näiteks, et see on ka hästi oluline, et see kuidagi, ma ei tunne väga siin nagu mingit linnakeskkonda, pigem põldu, metsa, väikest veekogu siin, kus on hea nagu olla vaba ja lastel ja oma lähedastel lubada olla vaba. Ehk siis, et sa võid, tunnen ka, et kui sa ei ole varem võib-olla leidnud seda õiget kohta, oled otsinud, siis võib olla see vastus siin, et sul on vaja minna tagasi sinna, kus sa nagu tuled. Ja, või siis, kui sa üldse kui sa tunned, et see ei ole sinu tee, siis sul ongi vaja luua endale täiesti teine tee ja võib-olla luua endale kuskil mujal turvakoht. Nagu turvakoht tuleb siin, ma tunnen, et sul ei ole lihtne olnud, nagu lihtne minevik. Ehk siis sellepärast eriti nagu siin tuleb see üles. Vaatame, mis veel on, mida sa veel pead teadma oma siis järgmise kodu kohta. Ja võib-olla sa kasvatad seal erinevaid asju, siin on seksuaalenergia, mis on loov energia, vabadus, jällegi vabaduse tunne, nagu selline, see võib olla ka selline romantiline stiil, mis seal on. Ja ma tunnen et võib-olla midagi sa kasvatad, sa lood seal, kasvatad võib-olla, esimesel grupil tuli ka nagu taimed loodes, aga siin tuleb rohkem võib-olla viljad, romantiline stiil ja head suhted ja nagu mingi ühendus sinu endaga saab seal nagu paika. Armastus tuleb sul läbi selle sinu ellu, et see on väga huvitav, kuidas üks koht võib mõjutada sind nii väga, on ju. Vaatame, mida peame veel teadma sinu kodu kohta, võib-olla selle välimuse kohta. Huvitav. Ma tunnen, et see koht, kui sa lähedki tagasi oma lapsepõlve, siin vist ei ole neid näha väga, kui sa lähed tagasi sinna, kus sa oled olnud, sinna kanti näiteks,
Sest ma tunnen, et see võib olla tegelikult üks vaheetapp, et sa lähed sealt veel edasi. Et kuidagi sa pead sealt ära kogema veel, nägema seda kohta. Eks sul on vaja midagi läbida selleks. Teiste puhul sa jääd sinna. Ehk siis ma tunnen, et sa teed midagi nagu ümber, et see ei ole nagu nii kerge energia, aga ma tunnen, et see on nagu vajalik sulle. Vajalik sulle, et sul on mingi põhjus, miks sa lähed. Võib-olla teised võivad küsida, et miks on ju, miks sa lähed nagu tagasi on ju, või miks sa valid selle, miks sul on nagu vaja. Aga seal on mingi jõud, mis annab sulle nagu edasi liikumise, et seal ei olegi oluline, milline see koht nagu välja näeb, milline see maja on või milline, mida iganes. Ja ma tunnen, et sa lood mingi koha nagu enda omaks. Sa lood endale nagu mingid juured alla. Nagu see on iseenda vastuvõtmise vajalik energia. See loodus mängib see rohkem rolli kui see nagu maja või see hoone ise. Lilled ja loomine ja kasvatamine. Siin ongi see, et teised võivad vaadata, et sa tulid nagu tagasi või kuidagi nii. Aga sul on nagu vaja seda, sul on väga-väga vaja seda sammu, et korra nagu vaadata tagasi. Või siis sa tunned, et võt seal kohas ma saangi ennast hästi tunda. Või siis teine see koht on siin, et sa lähed üldse kaugemale. Et kuidas sa ise tunned, et siin on nagu erinevad variandid, et kuidas kellelegi see kõnetab. Aga siin on see põhifookus on nagu sellel, et oma nagu elu nagu ümber kirjutamine, oma asjade ümber tegemine, ka mingi nagu kutsumus või kutse muuta, teha need pisarad ümber ja luua endale sealt nagu see hea tunne. Et see aitab sul tõusta nagu kõrgemale. Väga, väga huvitav lugemine, üldse mitte see, mis ma võib-olla ootasin, on ju, et kuidas siis liikuda nüüd edasi oma siis selle kodu poole vaatame. Kuidas siis liikuda edasi, kuidas luua see parim kodu iseenda jaoks? Kuidas manifesteerida seda, mis on need vajalikud sammud? Ja väga tugev see tunne on siin, et selleks, et sa saaksid oma elus edasi minna ükskord, on sul vaja see samm teha. Ehk siis, kui miski ei ole nagu liikunud, sa pead vaatama korra tagasi. Ja siis sa saad edasi minna, et väga huvitav energia on siin. Ja siin on väga tugev loomisjõud, et sa saad seda teha kuidagi ümber, kogu seda tausta sa saad muuta. Võib-olla sul on vaja seda rahutunnet korra saada. Et kui see on ajutine selline kolimine, siis sul on vaja seda rahutunnet, sul on vaja terveneda, sul on vaja nagu võtta ennast vastu, näha võimalusi. See ei ole kuidagi, tunnen ka, et võib-olla, et miks vaata, et nagu ma ei taha. Kui sa tunned sisimas, et see on vaja, siis seda on vaja. Seda on vaja kuidagi, ma ei tea, sinu perekonnaliini jaoks. Ja siuke nagu lihtsuses peitub võlu, et kui sul on ka raske olnud näiteks materiaalselt või mis iganes, siis võib-olla seda on sul vaja nagu, et minna edasi. Aga jällegi see on täiesti erinevatel inimestel. Kui sa tunned, et sa lähed üldse erinevat teed, siis sul on vaja minna. Võib-olla see on tuleb kuskilt mingist lahkuminekust või asjast ajendatud kolimine, kaugemale minek ja ka enda enesekindluse saamine, sest et siin on mingi kurbus nagu sees, midagi kuskilt nagu tuleb ülesse. Ja sul on vaja nagu hetke ja liikuda. Kas siis sa lähed korra tagasi, toetad ennast või siis sa lähed täiesti edasi ja sa lähed hoopis mujale ja ta lähed täitsa ära. Ehk siis siin on, ma ei saa üldse rääkida nagu sellest kohast või nendest, milline see koht nagu otsast välja näeb või kogu aeg tuleb nagu see energia. Kõige tähtsam on nagu peres või inimese, et sa tunneksid iseennast hästi, et sa taastaksid oma selle, et sa näeksid, et mul on võimalusi. Ma ei ole piiratud, ma kuidagi see, mis teised ütlevad või see, mis mu minevikust on tulnud, et see ei defineeri mind.
isegi kui ma praegu olen sellises seisus, ma lähen siit edasi, ma võtan ennast vastu. Ehk siis ära karda teha neid samme selleks, et võtta mingi kas vaheplatvorm või liikuda täiesti oleneb sinu võimalustele või minna tagasi kuhugile enda sinna kohta, et teha need mustrid endas ümber. Ja ehk siis see on nagu vajalik ja sa tunned seda, kui sa võtad vastu, siis sa nagu vabastad ja alistud sellele. Nii, ja kuidas sa tunned, et see on õige siis aeg või koht neid muutusi teha? Nii, vaatame siis, kuidas sa tunned ära, et on siis õige aeg neid muutusi teha. Ja jälle tuleb, et mineviku tervendamine, et sa juba tunned, et sul on vaja millestki juba lahti lasta. Ehk siis ma tunnen, et see on juba praegu. Ehk siis aeg on praegu küps, et lasta vabaks ja minna edasi. Ehk siis, et sa saaksid oma nagu mineviku nagu korda, oma juured korda. Ja et vaatama elu üle ja mine teekonnale, et mõned võivad minna siin täiesti ka, oleneb, kuidas olukord on, et vabad hinged võivad minna siin hoopis seiklema välismaale, mujale ära, vahetame täiesti keskkonda. Mõned võivad valida ise oma tee siin Eesti pinnal on ju. Ja kuidagi täiesti usaldusse laskmine ja ma tunnen, et see aeg ongi küps ja sa võid saada hästi palju märke ka, keegi võib sulle öelda midagi, sa võid näha numbrid, sa võid näha väga tugevat universumi tegelikult juhatust, et mine, alusta uut teekonda, tule sealt välja, kus sul on aeg minna edasi ja ennast läbi nagu murda natukene ja teha need sammud ja vaadata oma elu üle ja liikuda edasi. Ehk siis väga huvitav, mis siin nagu toimub ja mis sa ise tunned, sa võid, kui sa soovid, sa võid jagada, on ju. Või öelda, et see kuidagi läheb sinuga kokku, et see on kahtlemata väga huvitav lugemine teistmoodi. Nii, valik number 2. Mul jäi nüüd vahele üks küsimus, mida ma tahtsin tegelikult veel vaadata seoses sinu lugemisega, et kuidas see kolimine või kuidas need elumuutused siis mõjutavad sinu elu või sinu elu muudavad, et vaatame siis, võtame selle ka, et ma panin juba need kaardid kokku, aga ma siit veel jagan sulle selle ära, et tuli üles siit, et ma kuidagi olin liiga ma olin selles asjas nagu sees. Nii, tõusnaga see tuli ka number 3 grupile, tuli see sama kaart üles, kui sind kõnetab võib-olla ka see mingis osas või võib-olla ka 3. Ma saan nüüd aru nüüd, et miks ma pidin jõudma sellele grupile tulema uuesti tagasi. Ehk siis tegelikult võib-olla number 2 on praegune samm ja number 3 valik on siis see, kuhu sa jõuad veel nagu edasi hiljem. Ehk siis sa võid olla nendes üleminekutes. Ehk siis su elu võib olla muutuda veel. Ühesõnaga vaatas järgi, kui sind kõnetab, et kui kõneta, siis ei kõneta, aga jah. Ühesõnaga, kuidas see elu muutus, kolimine või need uued sammud, kuidas nad muudavad sind, on see, et sulle öeldakse kõik, mida sa oled läbi kogenud, et see ei ole olnud niisama, et see on teinud sind selliseks, kes sa nagu oled, aga sa ei pea sellele nagu jääma kinni, ehk siis, et see ei defineeri sind nagu mitu korda siin on tulnud ülesse ja ka see, kui sa vahepeal pead mingid vaheetappe tegema, et ka see on okei. Ja see on jumala nagu fine, et ju siis sõnum tuleb nii tugevalt, et kui sa pead minema tagasi kuskile, siis see on fine praegu, kui sa vajad seda turvatunnet, on ju. Kui sa lähed edasi, siis on ka väga hästi, et täpselt nii nagu sina tajud. Aga ja vaatame veel, kuidas see kolimine või need muutused siis sinu elu muudavad. Ja see tuli ka number 3, ehk siis siin nagu
siin ma tunnen, need on erinevate tähendustega need, kuidas võtad siia, võtad sinna. Ehk siis siin ma tunnen seda, et sinu puhul, et kuidas kõik muudab sinu elu on see, et sa näed, kes on päriselt su elus nagu olulised ja tähtsad ja sul tuleb abilisi ja keegi, kes sind toetab, võib-olla aitab sind edasi, aitab sul teha mingid sammud, toetab sind, võtab su enda tiiva alla näiteks on ju. Ehk siis keegi, kes on olemas sulle, miks sa näed tegelikult, et maailmas on väga palju headust. Eks kui on vaja, siis tuleb ka abi ja siin on ka see, et läbi nende protsesside, nende teemade, võib-olla ka läbi raskuste, väljakutsete tegelikult sa saad võtta oma elu eest vastutuse ja sa saad oma elu luua, nagu sa päriselt tahaksid luua. Aga kui sa oled olnud kuskil kinni, siis võib-olla tulebki asjad üles, et sa teeksid teatud muutused ja et sa elaksid teadlikult, et su keskkond oleks turvaline, toetav sulle, oleks sulle hea, et sul oleks heaolu, ehk siis kuidagi sellised teadlikke, tervislikke, igat pidi, nii vaimselt, füüsiliselt, mentaalselt, tervislik otsuste tegemine oma elus. Ehk siis ka sealt tuleb ka kodumuutused. Et mis on sulle on olulised ja et siuke teadlik elamine, millega sa ennast ümbritsed, mis on need mõtted ja maailma jaoks, maailm hoiab sind. Ja et praegu ma tunnen sinu puhul, sul on vaja luua mida iganes, aga kuidagi see turvatunne ära endale ja oma hea koht ja võib-olla siis lähed edasi või siis sa muudad ja lähed veel suuremalt kaugemale. Nii et kõik on nagu okei, kõik on nii nagu olema peab ja sul on võimalus muuta oma elu nüüd. Vot nii. Nii, ja vaatame, kuidas siis või mida sinu siis kõrgemad jõud soovivad sulle öelda, soovitada siis selleks liikumiseks. Ja nad ütlevad, et see vana etapp on läbi. Lase asjadel muutuda, mängi selle lõppemisega kaasa, mine edasi. Ja kuule seda sisemist valgust, mis juhatab sind edasi. Et ma tunnen, et sa veel leiad oma sellise oma hea olemise, oma lossi ja ma tunnen, praegu ongi see, et kõik oleneb sellest, kuidas sina ennast väärtustad, kuidas sa mõistad iseennast ja et nagu siuke mine sinna, kus sinu valgus paistab, koli sinna, kus sinul hakkab nagu mingi tunne kerima. Ja sinu inglid väga toetavad sind. Ehk siis vanadest asjadest lahti laskmine, see võib olla väga suurelt lahti laskmine ja minevikust lahti laskmine. Väga võimsad liikumised. Ja usu lihtsalt, et ükskõik mida sa õigeks pead praegu, et nagu siin oligi, et siin on erinevad detailid, erinevad elulood, ei saa siin ühte moodi nagu öelda, et kõigile kogu see üks info läheks. Et kui sa tunned, sa soovid nagu rohkem seda mõtestada, siis oled oodatud nõustamisele. Aga ma tunnen, et sa ise tunnetab, milline teekond on sulle kõige toetavam ja teised ei peagi sellest aru saama ja sulle öeldaksegi, et tähtis, et sina saad sellest aru. Ja sulle öeldakse ka lõpetuseks, et ära karda minna mugavustsoonist välja, ära karda avastada uusi kohti. Siin tuleb väga tugevalt ka see, et hästi võib-olla vahetad riiki, kus sa oled. Nii päris tugevad sireenid olid siin taustal, korra panin stoppi. Et see vastus ja suuremad võimalused asuvad sinu mugavustsoonist väljapool. Ehk siis sa võid küsida oma abilistelt jõudu ja toetust, et nad aitaksid sind. Ja sind toetatakse ja tuleb abi. Aga et ära karda teha endale õigeid samme, mida sul on praegu vaja teha. See võib olla üleminek, see võib olla korraks millegi valimine ja siis uuesti valimine, aga see võib ka oma elu ja koha asukoha täiesti muutmine ja sul on oma roll, sul on oma tee siin käia elus, et aeg on seda aktiveerida.
ja tunda rohkem rõõmu. Ja kui on läinud liiga raskeks, siis on aeg liikuda ja sa oled loomises ja liigud edasi. Vot, nii et mugavustsoonist välja, mõned harjumused ei ole toetavad pikas plaanis, nii et aktsepteeri seda ja vaata, mis elu sulle loob, julge teha neid sammud, mis on sulle õiged. Vot, sellised sõnumid minu poolt sulle. Vajuta ikka like, subscribe ja bell notification, kui soovid rohkem infot saada järgmistest videotest ja teavitusi. Ja võid kommentaaridesse lisada, et kuidas see sinuga kokku läks. Ja muidugi oled oodatud ka nõustamisele või piirangute vabastamise seansile, nii et olen olemas ja näeme juba järgmine kord. Tšau. Hei, grupp number 3, alustame siis sinu valikuga ja hakkame pihta ja vaatame siis sinu järgmist elukohta või järgmist kodu, mis on üleval selles infos sinu energiates. Ehk siis hakkame pihta ja vaatame. Sa valisid sellise roosa inglikese. Ma tunnen, et sinu järgmine elukoht on seotud sinu hingeteega väga tugevalt. Sinu suhetega. Ma tunnen võib-olla, et kui sa oled näiteks vallaline, siis uue elukohaga võib tulla ka uus kaaslane kaasa sulle, et kuidagi või järgmine koht, kuhu sa kolid, on võib-olla oma kaaslasega kokku kolimine näiteks või uue koha leidmine teile ja kuidagi selline võib-olla ka eelmistes elukohtades sa oled olnud nagu võib-olla sellistel olude sunnil natukene, aga nüüd on siin see koht, kus sa saad nagu ise lõpuks luua seda teed enda parima kohani, kus elada tegelikult oma elus. Vaatame siis ka, milline on siis see praegune energia seoses kolimisega veel lähemalt siit nendest kaartidest ka. Ja, et see ma ütleks, et sa kogud nagu julgust ja jõudu, et minna sellesse teele. Jällegi tuleb nagu esimese grupil võiks ka olla, et siin võib olla päris mitmeid, kes kolivad kaugemale, vahetavad täiesti uut Skandinaavia energia tuleb siit väga tugevalt ülesse. Ma tunnen, et sellega on seotud, sa oled ette valmistamas iseennast. Et sa tead, mis sa tahad, kuhu sa tahad minna. Ma tunnen, see on suht kindel siin. Aga ma tunnen, sa oled ette valmistumas ja sa kogud nagu siuke tunne, et kogud täpselt nagu siin julgust, et nagu hüpata sinna, julgust, et ujuda kaasa. Ja sa saad aru, et selle kolimisega muutub väga palju sinu elus, et hoiad nagu tasakaalu. Aga ma tunnen, et tegelikult sa lõpuni ei saa nagu seda asja oodata sellisele kujule, et sa oled täiesti valmis, et me ei saa täiesti valmis asjadeks, vaid kuidagi me lõpuks peame selle otsuse tegema ja lihtsalt nagu minema sellega kaasa, on ju, et isegi kui on hirm. Ehk siis sa pärast näed, et see oli lihtsalt kohanemine vajalik, aga sul on nagu vaja minna seda teed ja luua oma teed kuidagi. See võib olla ka seotud tegelikult ma tunnetan siin seda ka, et võib-olla su elu või töökoht nõuab reisimist või liikumist ka. Et võib-olla sa oled erinevatest kohtades pead käima või sul tuleb selline töökoht või sul tulevad sellised võimalused, kus sa pead nagu liikuma väga palju ringi, sest ma tunnen, sa liigud maakera peal väga igal pool, on ju. Ehk siis ja ma tunnen siin, et võta see endas vastu see soov, võta vastu need sammud, sa oled juba tee see esimene samm sinna kohta, kus sa tahad praegu minna, mis võiks olla see esimene sihtpunkt ja siis sa kuidagi lood siit nagu edasi, et ma tunnen, et sul on eriti see mingi erinevad kultuurid, siin erinevad tasandid, erinevad riigid, kohad, et mida sa pead nagu tunnetama ja olema erinevates kohtades, siis sul võib olla üldse palju reisimist, on ju. Ehk siis siin tuleb nagu see, et on aeg võtta see vastu see soov enda jaoks ja on aeg astuda need esimesed sammud, võib-olla alguses natuke kõigud ja alguses natukene nagu pärised, aga elu toetab siin tegelikult, elu toetab neid julgeid, kes lähevad oma teed ja teevad seda, mida sa pead tegema. Et eks see on siukene, ma ütleks ka, et sa nagu
ehitad oma elu uuesti üles hästi tugevalt see energia. Aga sa oled valmis selleks, millal siis veel. Ma tunnen ka, kui sa oled 30-ndates või 30-ndate ligidal või siis teistpidi 40-ndates, siis eriti 30-ndad siin võiksid nagu mõelda sellele väga tõsiselt, et nüüd on õige aeg teha see samm, et kuhu ma lükkan seda, et tasub proovida. Ja 40-ndates siin kuidagi tuleb see, et siis sa oled juba rahulik, sa reisid, liigud ikka, aga ma tunnen siin seda, et sul on üks võib-olla koht aga ma tunnen, et sul nagu siuke energia tuleb siit, ma ütlen selle välja lihtsalt, et ma tunnetan, sul on kodud erinevates kohtades. Et erinevates linnades, erinevates riikides, ehk siis sa lihtsalt pead vastu võtma selle, jah, ma tunnen jah, et nii läheb. Ehk siis see on väga huvitav energia. Ehk siis praegu sa oled vastuvõtmise ja sellises jõu kogumise, julguse kogemise koht. Umbes niimoodi, et ennem kui sa lähed, ma ei tea, zip-liningut tegema või kuskilt mingit ekstreemsust tegema, ennem kui sa nagu hüppad sinna, või ennem kui sa näiteks oled kuskil nagu selles künka otsas ja tahad hüpata vette kõrgemalt, kuskilt nagu, ma ei tea, mingit mäenukilt või midagi, siis ka sa nagu kogud jõudu ja siis, aga üks hetk sa pead nagu minema ja usaldama ja laskma ennast sinna sisse, et vee sisse. Ja ma tunnen väga palju, nagu siin tuleb ka mingit Skandinaavia energiat ka, et võivad olla või ka sellised kuskil, kus on nagu sarnane kliima nagu meil mingis mõttes siin Eestis on ju. Või ka selline, kus on ka talve, nagu, et siukest talvist energiat. Nii, milline on siis sinu järgmine kodu? Vaatame järgi. Jälle sireenid väljas. Nii, vaatame, milline on siis sinu järgmine kodu? No, sul tuleb kindlasti armastus selle järgmises kodus. Ka lapsed, sest ma nägin kurgesid praegu. See kaart, need mõlemad kaardid tulid tegelikult eelmise grupile. Ma räägin selle ära, aga ma vaatan, kas... Ja ma tunnen ikkagi, et siin tuleb teine energia kui eelmise grupile. Et siin on ka see, et sa liigud ringi ja ma tunnen, et sa võid olla erinevates kohtades ja oma kaaslasega te võite olla nagu väga liikuvad mõlemad. Ehk siis võivad olla erinevad võimalused reisimiseks, puhkusreisid, liikumised, võimalused, et kuidagi sükene nagu vaba kulgemine tuleb siit ülesse. Et kui siuke tunne, et kodu ei ole nagu koht, vaid kodu on nagu inimene või kodu on oma südames ka, Ehk siis vaatame, mis veel tuleb selle kodu kohta, et praegu tuli siukene. Ja nagu ma tunnen, et seal, kus sa nagu elad, et isegi see on nagu oluline ja täiesti uus algus. Ehk siis sa pole sellises kohas elanud, sa ei ole nagu selles kultuuris, kuidagi kodus, kõik need, ma ei tea, mingid tehnikavahendid, kõik on nagu teistsugused. Siin tulevad erinevad tasandid. Enne mul tuli siit, tuli üles, et nagu Skandinaavia või koht, kus on ka talv, aga ma tunnen, et sa võid elada ka mingis kohas hiljem, kus on ka nagu suvi. Ehk siis ka nagu suvine. Ja mõne puhul võivad olla ka sellised mingid huvitavad kultuuritasandid, erinevad siuksed nagu eksootilised kohad ka, kus sa võid nagu elada. Et siin ei tule ainult üks järgmine koht, vaid siin on nagu mitu. Ja ma tunnen, et sa oled selline nagu... Ma tunnen, et kui sa pead kolima, siis sinuga ei ole midagi valesti. Ja ma tunnengi seda, et sa tuleb nagu rahu teha selle osaga iseendast, et sa võib-olla kolidki oma elu jooksul väga palju ja sul ongi, võib-olla ei olegi üks koht sinu kodu ja võib-olla sul ongi vaja liikuda edasi. Ja mõnikord võib see tekitada sellise tunde, et võib-olla mul ei olegi siukest nagu püsivust või kindlat kohta siin elus. Aga tegelikult ei ole nii, et lihtsalt nagu sul on vaja näha erinevaid kohti, olla erinevates kohtades, alustada uusi algusi
ja need kohad võivad sind viia, ongi siin Skandinaavia, siis on mingi mägede koht siin, siis on mingisugused eksootilised paigad. Nagu ma tunnengi see, kui sa ankurtad iseendasse selle kindluse, et näed, ma võin siin olla täpselt nii nagu on, siis sa nagu, siis sa tegelikult oledki nagu rahul, sa oled nagu, ütleks, et nagu maailma kodanik rohkem. Ehk siis, kui sa tunned, et praegu sa oled näiteks kuskil kinni või nagu kuidagi mingi ühes kohas kaua olnud, siis aeg on hakata liikuma, aeg on võtta vastuse ja tundub, et sa lood ka, kui sul on juba suhe oma inimesega või tuleb sul suhe inimesega, kes on nagu sina, kes liigub samamoodi. Ja siin tuligi, et keegi, kellega sa teed nagu koos, et ma ütlekski siin, et kodu on sinu jaoks hoopis inimene, mitte koht tegelikult. Ehk siis see on nagu see, mis loob ja siis te olete nagu rahul mõlemad tegelikult. Ja kui ei ole julged neid muutusi teha, siis on aeg. Ja ma tunnen, et tegelikult see hiljem elus sa võid vajada rohkem siis stabiilsust ja võtta neid samme nagu sinna poole, et olla nagu paiksem. Aga siin ka tuleb, et sul on mingisugune nagu külmema, kargema kliimaga koht ja sul on mingisuguse nagu soojema kliimaga koht ja siis sa nagu pendeldad seal vahel ja siis on erinevad tasandid ja võib-olla ka see, et sina oled nagu ühest kohast pärit ja sinu kaaslane on nagu teisest kohast pärit ja kuidagi kodud on mõlemas kohas, aga väga tugev selline energia, et jällegi see lugemine ei ole üldse see, mida ma ootasin ja mõtlesin nii tavaline kodu ja milline see kodu on, tahaks nagu kirjeldada seda, aga siis tuleb hoopis teine informatsioon, nii et ju siis see informatsioon tahtis tulla. Võib-olla sul on seda rohkem vaja teada kui lihtsalt need detailid, et milline see kodu on nagu. Ehk siis väga huvitav. Nii, vaatame siis, et kuidas siis liikuda oma järgmise kodu poole, ehk siis selle järgmise sammu poole, kuidas manifesteerida parim kodu või siis ma arvan, et sinu puhul see järgmine samm siis selle poole, kuhu sa pead liikuma. Vaatame. Ja, et tegelikult sa oled juba ennast leidnud, sa tead, et see on su tee, ehk siis ma tunnen, et ära nagu takista ennast, mine kaasa, kaaluma valikuid, võib-olla sul on vaja kellegagi esialgu nagu rääkida, kes on, kuhu poole sa tahad liikuda, et sul oleks nagu keegi inimene, kellega saaks suhelda, oodata, võib-olla sa liigud oma kaaslasega koos ja te koos nagu lähete sellele teekonnale ja ma tunnen ka, et mingitest sündmustest nagu kinni haaramine, kui momentum on õige, siis mine. Ehk siis mõtle kui läbi, sul tuleb eeltööd teha, sul tuleb oma aju jaoks ka nagu rahustada maha, et ma pean mingit informatsiooni nagu saama, aga sul on aeg minna edasi ja sa saavutad väga palju. Ehk siis ära karda nagu, ära mõtle neid hullemaid asju, et mõistus võib nagu, tahab ju püsida, et eriti kui sa veel ei ole seda sinna ellu niimoodi veel läinud, et sa ei ole täielikult seda veel kogema hakanud. Ehk siis võib tekkida see, et ära lase endale nagu mingid liiga palju mingid muremõtteid või ülemõtlemist või muretsemist või liiga palju ettemõtlemist, et see nagu sind ei toeta ja kõik nagu ma tunnen ka lähedaste pärast ära muretse. Kõik saavad hakkama, kõik tulevad toime, suhted jäävad, sinu inimesed jäävad, kes peavad jääma. See, et sina pead edasi liikuma, võib-olla see ajendab ka kedagi teist, võib-olla nähakse tegelikult, et sa oledki õnnelik niimoodi. Ehk siis ma tunnen et siin saadab edu, rahaline, tööalane edu, seal, kus sa oled, liikuvuses, vastuvõtmises, saavutused, kõik sellised asjad. Ehk siis ma tunnen, et kujuta ennast ette võitjana, võidukana oma edus, oma kindluses, edumeelsuses, heaolus ja tegelikult nii sa loodki endale väga hea koha või hea tunde. Nii, kuidas sa tunned, et see on õige aeg ja koht, et siis minna? Vaatame siis, mis tuleb sellega ülesse. Nii, kuidas sa tunned, et see aeg ja koht on õige? Ja, sul algab väikeste seemnete mulda panemisest, kompimisest, selline
oma nagu jala paned sinna vette, hakkad katsuma seda temperatuuri, kuidas see on, mis siin on, kuidagi sa pead mingit informatsiooni saama, sa pead nagu kõrvalt vaatama, sa pead vaikselt hakkama neid asju uurima. Ja kuidagi selline ka, kui sa seal keskkonnas tunned ennast hästi, sa kuidagi, ma tunnen ka, kui sa võtad üldse vastu enda nagu selle soovi minna ja olla ja teha seda, mis on ette nähtud, kui sa tunnistad endale oma tõde, siis ongi õige. Tegelikult asi ei olegi välistes asjades, vaid asi on sinu see julgus minna oma teele, muuta oma kohta ja alustada värskelt, alustada nullist, alustada uuest kohast oma elus. Ja ära lase nagu minevikul sind defineerida või seda, kuidas sul on läinud. Sa oled kasvatanud endale nagu mingisuguse kindluse, sa oled muutud ennast, sa oled valmis võtma suuremaid asju vastu ja kõik see, mis on olnud ettevalmistus selle jaoks, mida sa nüüd pead kogema. Nii et väga-väga hea. Vaatame, kuidas see kolimine siis sinu elu muudab. Kuidas ma arvan, kogu teekonna vastuvõtmine, kuidas see sinu elu muudab. Ma panin siia küsimused endale kõrvale, aga tundub, et me lähme nagu sellest tuumast natuke kaugemale, laiemaks, aga ju siis sul on vaja. Ja et kuidagi kõik, mis peab lõppema selle pärast või kuidagi kõik, mis ei ole nagu õnnestunud praegu, sa saad aru, miks see ei ole õnnestunud, sest et sa ei ole lihtsalt, see ei ole olnud sinu jaoks võib-olla parim koht, kus ennast teostada, parim koht võib-olla need elukohad, kus oled olnud, et see ei ole nagu päris see. Aga see paneb perspektiiv paika, see paneb sind hindama ja kõik oli nagu vajalik, see on nii-öelda tuleviku väetis ja kui sa ei oleks rahul mingite asjadega, siis sa tegelikult ka ei looks, kui kõik oleks nagu voolamises, siis oleks õige koht, aga kui ei ole, siis võib-olla ei ole õige päris, on ju. Ja tegelikult ka nagu mingid uued inimesed tahavad ka su ellu tulla, uued võimalused, kes nagu hindavad seda, mida sa teed või kes sa oled, kes on rohkem nagu näevad sind nagu sa oled, näevad sinu potentsiaali, näevad sind nagu värske pilguga, ehk siis sul tuleb inimesi juurde või tuleb ka võib-olla kliente juurde või tuleb selliseid võib-olla töövõimalusi juurde. Ja kuidagi sa oled vajalik seal, kus sa oled, sa pead olema, sa tunned, et sa oled vajalik, sa tunned, et sa saad ennast teostada. Nii, ja ehk siis mis sul veel tuleb, et kuidas see elu muudab, et see toob sulle väga palju erinevaid projekte, väga palju tööd, väga palju erinevaid võimalusi karjäärialaselt, võib-olla ka oma ettevõtte loomist või arendamist või kõrgeid kohti, aga ma tunnen kuidagi, et see on nagu rahvusvaheline teema ja sa oled ja sellepärast sa ka pead käima nagu erinevatest kohtadest. Nii, ja sa tunned tegelikult, et su eluenergia kogu aeg on olemas, eks. Aga ütleme niimoodi, et see kogu muutus paneb sind märkama ka oma keha, mida sul on vaja, kuidas ennast toetada, oma elustiili nagu üle vaatama, mis sulle tegelikult toimib. Ja see, et sa paned rohkem tähelepanu iseendale, et mis sulle nagu sobib, mis sulle ei sobi. Nii et see kuidagi annab sulle energiat tegelikult väga-väga palju juurde, kasvatab seda, et sa kuidagi oled vajalik ja kõik on nagu tore ja hästi. Nii, ja lõpetuseks, mida siis ütlevad sinu kõrgemad jõud nende muutuste asjade kohta, mida nad soovitavad sulle kaasa? Nii. Ja, et ühesõnaga vii oma mõttetasand on see, mis võib-olla takistab või näeb piiratult. Ehk siis on aeg tõsta oma mõtted kõrgemale tasandisse, vaadata elule positiivselt, seda positiivset mündi poolt on ju. Ja sul öeldakse, et sul on rohkem olemas, kui sa ise näed, kui sa arvata oskad, sul on rohkem võimekust, teadmisi, oskusi ja kahtlemata sa kohanemist on vaja, aga sa saad olema edukas. Nii. Ja samamoodi öeldakse, et kui teised inimesed nagu kahtlevad sinu sammudes või pidurdavad sind, siis need on nende enda teemad, nende enda hirmud, nende enda probleemid, nende enda
takistavad, et nad ei ole midagi oma elus teinud. Ja sul on vaja siin oma vajadusi prioritiseerida ja mitte võtta endale üle teiste muresid, teiste kahtlusi, teiste asju ja hakata seda nagu endale nagu niimoodi nähtamatult sisendama, et aga äkki ongi nii, aga äkki ongi raske, aga äkki on see, äkki on teine, on ju. Ehk siis see mõtteviis ei toimi sinu jaoks, et sul tuleb nagu panna oma piirid ja vaadata, mis sulle on päriselt hea. Et siin võivad tulla need hirmutamised, et kas sa oled ikka kindel, kas sul läheb ikka hästi, kuidas asjad liiguvad, on ju. Ja siin ongi, et lähtu oma instinktist ja ole kindel, kui sa teed selle otsuse, siis mine selle otsusega lõpuni ja sa oled hoitud, sa pead kogema elu suuremat. Et siin on sul kindel põhjus selle jaoks ja sa saad sellest aru hiljem ka. Ja ongi, et tegelikult sul öeldakse, et sa ületad ennast väga palju selle kõigega ja varsti on juba see tunne, et näed, et ma juba tegin need sammud ära ja juba need mured ja ebakindlused ja need üleminekud, need rahunevad nagu maha ja sa tunned, et tegelikult on päris mõnus niimoodi. Ja kujuta ette ka, et mida sa soovid kogeda, et mida sa soovid, siis universum, sinu kõrgemad jõud teavad, mida sulle tuua, mida sa tahaksid kogeda ja ole hästi kindel selles, et ära mõtle sellele, mida ei ole, vaid mõtle sellele, mis on võimalik ja sulle õigel ajal avatakse kõik uksed ka, need uued uksed, et võta igat etappi, kui sa ka liigud palju, võta igat etappi, naudi seda igat etappi täiega ja siis, kui on õige hetk, siis ka uus uks sinu jaoks avaneb, et sa ei pea ette teadma väga palju. Vot, sellised sõnumid, väga huvitav lugemine ka, et võid jätta mulle kommentaari ka, kui sind kõnetas ja vajutada like, subscribe ja bell notification. Kui sind kõnetavad need videod ja soovid rohkem teavet ja muidugi oled oodatud ka nõustamisele, kui soovid rohkem sellist toetust, võib-olla endale elu muutustel, nii et olen olemas ja näeme järgmine kord. Tšau. Hei, valik number 4, läheme siis sinu lugemise juurde ja vaatame siis, milline on sinu järgmine kodu, kus sa elad järgmisena, mis on seotud seoses kolimisega ja kõikide nende mõtetega, kui see praegu on sulle aktuaalne ja kui sa ilmselt siia jõudsid, siis mingil tasandil tunned sa huvi selle teema vastu. Nii et see on ajatu lugemine, mis iganes hetkel oma elus saad siin, siis võta vastu see, mis sind kõnetab. See, mis sa valisid, on kuldne ingel, väga ilus on see muidugi ka. Ta on voolav, ta teab oma väärtust, ehk siis ma tunnen, et sa oled nii teadlik, ehk siis sa tahad luua endale sellist kodu, kus sa tõesti tunned ennast mega hästi ja kus saadab sind edu ja kodu on kindlus, nii et see koht, mis annab sulle mega head tunnet, et kuidagi ma tunnen, et enam sa vähemaga ei lepi või sa ei lepi sellega, mis on nagu siuke poolik või enam-vähem, et nüüd ma tunnen ka, et sul on nagu võimalusi, et luua endale külluslik, rikkalik kodu ja ma tunnen, et tulevad ka suuremad võimalused, et nagu sa oled valmis ja tulevad ka ressursid, et luua endale väga-väga mõnus koht, nii et sa oled liikumas edasi ja alates ei pruugi olla nagu, et see nüüd et sa pead olema miljonär selleks, et luua endale mingi mega ilus kodu, vaid siin on nagu ka see, et kuidas sa ise suhtud sellesse, kuidas sa ise lood seda, kuidas sul on iseenda mentaliteet oma kodu suhtes. Ja vaatame üldse, kuidas sul on, mis meeleseisund ja praegune energia on sul seotud kolimisega, et mis üldse nagu hetke välja tuleb, et näha on, et sa tahad nagu rohkemat. Sa tahad väga head, sa tead, mis on su siht umbes. Ja ega sa väga enam ei taha leppida vähemaga, tahad head energiat. Nii, vaatame. Ja,
ühtepidi tuleb siin seiklus, teistpidi tuleb nagu väga kindel tunne, et see tuli ka ühes grupis välja number 2 vist valikus. Ehk siis ma tunnen siin seda, et sa ilmselt kolid sinna, kus sa ei ole varem olnud, sest et nagu see kosmoseenergia näitab siin seda, et koht, mida sina ei ole ennem avastunud, ehk siis mingi koht, sa liigud, kus sa ei ole varem olnud sellises piirkonnas, ehk siis see on paras selline seiklus, aga midagi nagu tõmbab sinna. Ja ma tunnen ka, et kodu on kindlus, et sa tahad endale luua väga kindlat kohta, kus on hea olla, kus on sinu pesa, kus on nagu hästi, võivad olla ka mingid elumuutused, ma ei tea, pere loomine, pere kasvamine, mingid sellised asjad, mis kuidagi sa tunned, et vana nagu enam ei toimi enam või kuidagi ei tööta või ei ole nagu päris see või on vaja rohkem ruumi, on vaja rohkem mugavust, on siukseid asju nagu vaja. Ehk siis ja koostöö ka siin teistega koostöö tegemine 2 ja 8 loomine, et kuidagi, et sul oleks hästi oma ruumi, aga teistel oleks nagu, et ruumi teema tuleb siin küll, et oleks nagu kõigil oma nagu koht ja hea koht. Aga ja, et ma tunnen, et mõnes mõttes see nagu piirkond võib olla sinu jaoks nagu uus ja et see on nagu paras selline seiklus sinna kõigega nagu arvestamine, kõige nägemine ja piirkondade nägemine, mis on õige sinu jaoks ja mis mitte, et natuke see vajab nagu avastamist, aga jah, sul on oma kriteeriumid ja ma tunnen, et see protsess sul juba käib. Nii, vaatame siis, milline see järgmine siis kodu sul olema saab, et mis siit üles nagu tuleb. Ja, ilus peab ta sul olema ja et see on ikkagi, ütleme, et naise energia on siin kõige tugevam, et naine loob omale seda keskkonda ja loob seda head tunnet, ehk siis ma tunnen palju nagu selliseid, ütleme niimoodi, et ei ole nagu poissmeeste kodu, on ju, et ikkagi siin on nagu selline, et on tunne hing sees, see tuli ka päris mitmes kohas, et nagu selline ja harmoonia loomine, milline saab olema sinu kodu? Ups, no võtame siis need. Ja, et ootame. Võib-olla ilmselt saab olema võib-olla ka kuskil veekogu lähedal või kuskil nagu sellises kohas, kus sul on ligipääs veekogule. Kodu ise, ma tunnen jah, et siin on nagu selline harmoonia loomine väga tugevalt olemas. Võib-olla mingid puidumaterjale tunnetan rohkem, mingi puit on nagu olulisel kohal millegi pärast. Ja ka võib-olla mingid tulekolled, mingid kaminad sa tahaksid või sellist nagu, et saaksid luua nagu mingid elavad tuld või siis tuleb sul kütta või midagi sellist, et kuidagi või siis tuleb jah kamina teema, ja ma tunnen ka, et võib-olla naabruses liiga palju teisi ei ole või kuidagi nagu mõnes mõttes nagu rahulik ja kuidagi tunnen, et keegi nagu ei tülita eriti, seal võivad olla ka, kes on elanud seal piirkonnas nagu kaua, nad näevad, et keegi uus tuleb, aga otsest ma ei tunne, et keegi nagu tülitaks või oleks nagu sellises, kui sa nagu mõtled selle peale, et kas sa saad nagu rahulikult olla, siis jah. Ja ma tunnen ka, et sa tahad asju teha teistmoodi, kui sa oled eelmistest koduses teinud. Et kuidagi siin on nüüd, et ma tahan nüüd luua nii, nagu ma tahan ja ennem ma olen võib-olla teinud liiga palju kompromisse ja nüüd ma tahan nagu enda soovides seista ja tunda ennast hästi ja kindlalt ja teha ka mingi sisustuse osas nagu otsustada nii, nagu mina tahan. Ja siin on erinev, kellel on maja, kellel on korter, ja sa tahad kiiresti ka, et sa ei taha nende asjadega nagu venitada, et sa tahad mingid asjad nagu lukku saada ja korda saada. Ehk siis, et asjad nagu ei jääks kuskil toppama või ka ma tunnen ka, et võib eelmistes kohtades mingi teeme siis ja küll on aega ja siis lõpuks need asjad nagu jäävad niimoodi, on ju, et kohe ja korraga. Ja kindlasti siin on nagu suhte teema ka või perekonna teema. Ehk siis selline armastava kodu loomine, nagu siukseid neid,
huvitavaid elemente. Ma näen, võib-olla te kasutate ka seal mingisuguseid uusi nagu materjale, mida ei ole kasutatud või rohkem sa võid minna nagu sisustusse sisse, uurida nende asjade kohta või tegeleda sellega rohkem, ise panna nagu käed külge või keegi aitab sul seda teha. Ja kuidagi selline tunne, et sa tahad, et see koht oleks, et sa oled nagu uhke selle üle. Eks mis iganes stiil on sulle nagu meeldib, et kuidagi see uhke nagu näidata ka, et uhke, et kui keegi tulevad külla, on ju, soolaleivale, inimesed siis ka kuidagi, et sul on nagu hea, et see on minu kodu, et mul on hea siin. Ja kui sa oled nagu, sa oled naine ja sul on kaaslane, on ju, et siis ka võib-olla või ütleme meesterahvastel on siin see, et nemad kuidagi ka panevad siin käe külge ja ka näitavad seda kodu, on ju, et me tegime ikka hea asja. Et kuidagi ma tunnen, et see põhiteema on hea see, et sa mingi oma eelnevatest kogemustest nüüd teed need ümber, mis sulle ei meeldinud nagu eriti, on ju. Et nüüd sa saad luua nagu oma silma järgi ja sa peaksidki sellest nagu lähtuma. Ja kuidas siis liikuda oma järgmise kodu poole, manifesteerida siis oma kodu. Kuna ma juba neid kasutasin, need inglitaras, vaatame, mis siit tuleb. Ja, et kuidagi sul tuleb õigel ajal see õige asi. Ehk siis siin on nagu erinevad asjad, et tuleb vanast lahti lasta, tuleb rahulikult liikuda, ei ole mõtet kiirustada selle sammuga otseselt, sa niigi lood, olla tänulik selle eest kõik, mis oli ja lubada selle vanal etapil nagu maha käia ja siis sa lood nagu uut tasandit. Ja kuidagi siin on ka oluline, hästi nagu teemas on hea, et koos nagu loomine just oma nagu perega või kaaslasega, et kuidagi koos nagu loomine ja läbi selle kuidagi te nagu, ütleme niimoodi, et koos te õpite üksteist paremini tunda või te nagu, see on teie ühine nagu projekt ja see lähendab teid. Ehk siis võib-olla see võtabki natuke kauem aega, et see tooks teile nagu mingit teatud läheduse tagasi või tasakaalu nagu tagasi. Ehk siis, ja ma tunnen ka, et ju siis sa pead neid piirkondi nagu uurima ja vaatama ja käima vaatamas ja võib-olla keegi võtab mingi ära, et ühesõnaga, kui keegi võtab selle ära, mida te tahate endale osta, et siis või lubada, siis ei ole teie jaoks, et nii palju variante on. Ja lõpuks te saate aru, mis on nagu teile, et see võib võtta natuke aega, aga siis te nagu saate selle, mis on teile õige. Võib-olla see lõpp võib olla natuke selline pinev, et ei tea, kas saab, ei tea, kas ikkagi nagu, kuidas see välja nagu kukub. Aga ma tunnen et lihtsalt rahulikult võtta seda etappi, et kui tuleb õige asi, et keegi ei saa teilt nagu seda ära võtta ja tuleb teile mõnus. Ja sa ise pead tundma, et nagu, sul on seal mugav ja hea ja sul on hea sisetunne. Ehk siis ära leppi millegagi lihtsalt, et äkki see, ma saan selle heaks muuta, vaid see tunne, et ja kuidagi kodutunne, selline tunne nagu sa oleksid, ma ei tea, et kas või sinu mingid vanaisa vaatavad kuidagi sinu, ma ei tea, taevast sinu poole ja sa tunned kuidagi, et sa oled kuidagi midagi, mingi nostalgia võib tekkida selle kohaga, et see on minu koht, et selles mõttes hästi huvitavad on need lugemised täna. Ja, et kindlasti suhte jaoks on see oluline see etapp, et perekonna arengu jaoks, et te teeksite need sammud ära ja ka need, kes jäävad nagu kaugemale, kellega te ei ole nii lähedal, et kas siis saate sõita või siis tekivad teised variandid, kuidas ei pea seda ka probleemiks tegema enda jaoks. Nii, kuidas sa tunned ära, et see on siis õige aeg ja õige koht? Nii, vaatame siis. Ta tuleb järsku. Ja siis sa tunned, et see on õige. Täpselt nii ongi. Et tuleb kogemata. Ja lihtsalt, sa lihtsalt tunned selle ära. Sa lihtsalt tunned, et midagi, see on nii nagu huvitav sinu jaoks. Ja seal sa saad rakendada oma ideid. Sa tunned, et kõik see liigub ja siis juba mingi kohaga see on selline tunne, et sa nagu ei taha teistele seda anda. Et kui sa peaksid ilma sellest jääma, siis nagu selle õige kohaga see jõuab sinuni ja sul tuleb selline, et ma pean kohe selle asja nagu ära otsustama ja lukku panema. Ehk siis
väga hea, et üks siis sa liigud ja sa saad aru ja tuleb sul siis liigutada, kui tunned õige asi ja nii ongi. Vot, ja vaatame ka, et kuidas siis kolimine sinu elu muudab. Kuidas ta muudab, kas ta muudab. Ups. Ja läbi selle protsessi sa hakkad ennast kuulama rohkem. Ehk siis oma seda intuitsiooni, seda sisetunnet, mis on õige, pärast sa saad jällegi aru, et ahah, okei, selleks kokku see ei läinud kokku, sellega oli nii. Ehk siis ma tunnen, et see on nagu siukene tunnetamise protsess ja katsetamise protsess, et mis on õige sinu jaoks. Ja pärast seda sa oled palju nagu kindlam, usaldamaks iseennast. Ja kuidagi üldse märkide lugemine ja usaldus täiega siin. Sa võib-olla lased vabaks mingist perfektsionismist või midagi, et kuidagi sa lood sellega küll küllust ja kõike seda head tunnet, aga ma tunnen, et kuidagi see protsess ei lase sul olla liiga jäik, et kuidagi sa pead olema voolav, kompromissidele aldis, rääkima läbi, olema avatud, et sul on küll kõrged standardid, aga liiga mustvalge olek ei ole siin toetav sulle. Ehk siis sa läbi selle koostööde, läbi meeskonnatöö, läbi kuidagi enda teistega arvestamise ja rahulikult vaatamine, mis on õige, mitte läbi surumine, siis sa nagu hiljem ka sa lased läbi selle vabamaks rohkem oma sükest perfektsionismi. Ja siin on ka, et see koht nagu tegelikult balansseerib ära mingid suhted, mingid võimalused, mis on olnud puudu, nüüd tulevad, annab uut minekut, uut arengut, uusi võimalusi. Selles mõttes väga hea. Ja kuidagi sa ise ka saad ennast rohkem teostada, kui sa kolid ja sa saad aru, et ma olen päris võimekas looja. Ehk siis siin ongi, et ja kui vaja ka, siis küsi abi. Et ka abi küsimine või kui sa saa millest ka aru, siis küsid ka lolle küsimusi, et ei ole nagu mingit teemat sellest. Ja ka see, et manifesteerimine kindlasti ja sealt sa manifesteerid veel edasi järgmise asju, mida tuleb, ma ei tea, lapsed kooli, ise, kuidas sa toimetad oma asjadega. Ehk siis su elu päris palju muutub ja sa näed, kui vägev looja sa tegelikult oled. Nii, ja lõpetuseks vaatame siis, mida sulle ütlevad sinu abilised, sinu kõrgemad jõud sellest teekonda. Mis nad ütlevad, et sul ongi see, et rahulikult otsusta, mis on sul õige, rahulikult vaata erinevaid variante, ole endas kindlalt, sa suudad kõik asjad nagu liigutada ja pärast veel settida paika ja toimetada nende asjadega, et aega on ja kui olegi kohe seda õiget, siis rahulikult tuleb see õige teema. Ja siin on ka, see tuli pea kõikidele gruppidele, et sa tunned, et on aeg liikuda, ehk siis kõik nagu läheb, et luba asjadel toimida oma tempos, et võib minna siin natukene kauem mingite asjadega, siin tuli see ka, ehk siis ära karda nagu mugavussunnist minna ja võib-olla muuta siis oma elu nagu selles tasandis. Ja kõik on olemas, kõik saavad hakkama. Ja sulle öeldakse, et see on lihtsalt kasvamise koht sul, kasvamise arengu koht. Ja kuidagi sa tunned ennast palju paremini, lilled ka siin, lilled tuppa ja kergus ja tunnen ka, et see võib-olla sisustus on selline ilus, mitte päris romantiline, aga mingit lilli või mingid ilusaid mustreid on seal. Ja, ehk siis siin ka, et võtta seda kogemust kui mõnusat siukest enese arenguperioodi ja kõik nagu tuleb, et sul on kõik olemas, et kui kahtled, siis tuleb, usaldan ja siis sind toetatakse ka. Vot nii, aga sellised sõnumid olid minu poolt, selleks korraks kõik. Võid siis jagada kommentaaridesse, kuidas sinuga kokku läks. Palun vajuta ka like, subscribe ja bell notification, et saaksid ka järgmistest videotest infot. Kui soovid rohkem toetust, siis olen sul olemas ja võid broneerida ka nõustamise, kirjuta mulle ja näeme järgmine kord. Tšau!